Tere õhtust! Lisaks inimestele kuuluvad tänase saate tegelaste hulka ka üks madu ja üks kass. Need on ebatavalised loomad selles mõttes, et teadaolevalt on ainult üks madu ja üks kass võtnud osa hingerännu eksperimendist. Selle käigus kontrolliti nende loomade võimet suhelda inimese kehast väljunud vaimolendiga. Hingeränd ja taassünd. Karma ja hinge surematus. Georgi kosmoseuudis. Riigipead ufodest. Inimene on ülimalt kummaline olend. Kristlik müstik Pierre Chardin on öelnud: sa ei ole inimene, kellel on vaimsed kogemused. Sa oled vaimne olend, kellel on inimlikud kogemused. See ütlemine tabab täpselt küpnesse. Me võiksime läbi uurida kõik 50 triljonit keharakku, mis moodustavad meie keha, ja me ei leiaks mitte ühtegi jälge inimese hinge või inimese vaimu olemasolust. See tähendab, et tegelikult me olemegi vaimolendid, kes kasutavad antud hetkel mingiks ajaks meile laenatud keha. Kui keha sureb, eraldub hing sellest, tõuseb elutuks muutunud keha kohale ja teeb mõne aja jooksul kokkuvõtte möödunud eluteest. California parapsühholoog Scott Rogo korraldas hingerännu katse, kus andureid asendasid madu ja kass. Kui hingerändur Stuart Blue külastas madu oma kehast väljas seisundis, siis jättis see oma tavalise ristlemise mööda puuri ja sõna otseses mõttes valmistus rünnakuks. Umbes 20 sekundit salvas ta tigedalt õhku. See vastas ajale, mil hingerändur Blue väitis end olevat kehast väljas ja oli puuris koos maoga. Põhimõtteliselt samasuguse tulemuse andis ka katse kassiga. Tavaliselt oma puuris energiliselt ringi liikunud kass muutus täiesti rahulikuks ajal, mil hingerändur Stuart viibis puuris looma juures. Katset korrati ja alati oli tulemus sama. Kass rahunes märgatavalt, kui hingerändur Stuart Blue oma vaimuga puuris viibis. 110 aastat tagasi täheldas Prantsuse arst ja parapsühholoog Hippolyte Paraduc nähtust, millega on hiljem paljud uurijad kokku puutunud. Jutt on valgusilmingutest. Neid käsitletakse ka 1991. aastal ilmunud parapsühholoogia entsüklopeedias. Teoses kirjutatakse, et aastal 1907 lebas Prantsuse arsti Hippolyte Paraduci naine surivoodil. Mees seadis oma naise Nadine pead sisse kaamera ja pildistas teda surmahetkel. Ilmutatud plaatidel nägi Hippolyte naise kehast eralduvaid peeni valgusvihke, mis moodustasid ta keha kohal 3 helendavat kera. 15 minutit hiljem tehtud foto näitas, et 3 valguskera ühinesid ja varjasid lahkunu pea. Niisuguse ebatavalise eksperimendi korraldas siis 20. sajandi algul Prantsuse arst ja parapsühholoog Hippolyte Paraduc. Üheks Paraduci tuntumaks tööks on 1913. aastal Pariisis ilmunud teos Inimese hing. Kas need teadmised, et reinkarnatsioon on võimalik, et on niisugune elude vaheldumine, kas see peaks tegema inimesed õnnelikumaks või see kuidagi mõjub inimestele pärssivalt? Minule tundub, et see peaks nagu lisama optimismi ja elurõõmu. Ma arvan, et annab kindlust. Tähendab, sisulist surma ei ole.
ja igasugused enesetapumõtted on täiesti mõttetud. Ja peab arvestama ka seda, et mida me mõtleme, ütleme ja teeme, sellest siis kujuneb meie edaspidine karma. Ja see ei lõppe ära selle surmaga, et teeme palju pahandusi ja mõtleme, sureme ära ja siis kõik nagu jääb õhku rippuma tühjusesse. See tuleb meile endile kõik tagasi, aga natuke hiljem. Kui taassünniõpetus peab paika, siis oleks väga huvitav teada, mis ootas ees näiteks Stalini hinge järgmistes eludes. Jossif Stalin on arvatavasti inimkonna ajaloo üks suuremaid massimõrvareid, ülima kurjuse kehastus. Mis ootas tema hinge ees järgmistes eludes? Enne kui sellele küsimusele vastame, anname sõna maailma kuulsatele suurmeestele, kes on taassünni kohta midagi huvitavat öelnud. Giordano Bruno. Ma olen sügavalt mõelnud. Hing kuulub keha juurde, pole aga keha ise. Ta võib olla ühes või teises kehas, minnes ühest kehast teise. Giordano Bruno usk taassünni õpetusse oli üks nendest pattudest, mille eest katoliku kirik ta tuleridale saatis. Giordano oli oma aja suurim loodusfilosoof ja heliotsentrilise maailmasüsteemi propageerija. Bruno kaitses kontseptsiooni universumi lõpmatusest ja oli taassünniõpetuse veendunud pooldaja. 52-aastane filosoof põletati Pariisis Lillede väljakul 17. veebruaril aastal 1600. Wolfgang Goethe. Niikaua kui te pole teadlikud jätkuvast suremise ja taassündimise seadusest, olete vaid hämara maa, ähmane külaline. Olen kindel, et olen ikka seesama, kes on teie seas juba 1000 korda elanud ja elab veel 1000 korda. Goethe kahtlustas, et on elanud varem, palju aega tagasi Rooma keiser Hadrianuse valitsemise ajal. Võib-olla see seletabki tema suurt kiindumust Vana-Rooma maailma vastu. Honoré de Balzac. Võib-olla kulub terve elu, et koguda häid omadusi, et tasa teha eelmise elu vead. Heade omaduste arenemine toimub meis aegamööda. See on nähtamatu rida, mis seob meie eksistentsi ühte järgmisega. Need on elud, mida ainuüksi vaim mäletab, sest mateerial puudub mälu vaimsete asjade jaoks. Nii kirjutab Balzac jutustuses Serapita. Victor Hugo. Kui ma lähen alla hauda, siis ma võin öelda nagu paljud teisedki. Ma olen oma päevatöö lõpetanud. Ma ei ütle, ma olen oma elu lõpetanud. Haud pole umbtänav, ta on läbikäik. Mina olen hing. Tean hästi, et see, mida maetakse, pole mina. Oma intellektuaalses autobiograafias kirjutab Hugo, et hinged lähevad ühelt tasandilt teise ilma isiksust kaotamata, muutudes üha enam säravaks. Henry Ford. Taassünniõpetuse võtsin omaks, kui olin 26-aastane. Selles küsimuses ei pakkunud religioon midagi. Isegi töö ei suutnud pakkuda mulle täielikku rahuldust. Töö on tühine, kui ma ei suuda ühes elus rakendatud kogemust rakendada teises. Nii ütles Henry Ford 28. augustil 1928 antud intervjuus. Kui Henry Ford avastas taassünni, siis ta mõistis, et aeg pole enam piiratud, et ta pole enam kellaosutite ori. Henry Ford oli veendunud, et geenius on kogemus. Ta ütles, et mõnedele võib näida, see on anne või talent, kuid see on mitmete elude pika kogemuse vili. Siin on üks foto, see on
Albert Rochard, ma ei teaks. Ja ma võtan enda kätte, ma näitan kohe seda fotot. Tema Prantsusmaal juba 1890 hakkas tegema regressioone. Ma olen ise ka neid teinud hüpnoos, 300 hüpnoosi ja 4 on siis niimoodi, kes on eelmisse ellu on õnnestunud viia. Väga huvitav on see muidugi. Võtame kohe härjal sarvist kinni. Loeng, mida ma mainisin, mille esitas Rahvusraamatukogus möödunud aasta oktoobris Islandi ülikooli professor Erlendur Haraldsson, oligi suures osas pühendatud sellele, et rääkida ümbersündidest, eludest, mis on olnud enne meie elusid, no konkreetselt ühe isiku suhtes ja mis võivad tulla veel kunagi hiljem. Nii et kas me võime täna kinnitada, et selline oletus, et niisugune asi on võimalik, tegelikult ongi nii, et on võimalik? Jah, see on teaduslikult tõestatud. Selle kohta on tehtud väga palju uuringuid ja kahjuks ei ole nad niimoodi väga laialt tuntud. Ja selles ongi põhjus, et osa inimesi siiamaani arvab, et surmaga on kõik läbi ja kui palju on miljonid lehekülgi targutusi sellel teemal kirjutatud. Aga siin on tegemist faktiliste andmetega ja need on niivõrd nagu tõestusjõulised, et siin kahtlust ei saa tekkida. Aga see kõik ju tegelikult muudab meie arusaamist sellest, mis on inimene, mis on meie arusaamine maailmast, universumist, meie eksistentsist ja nii edasi. See kapitaalselt muudab seda pilti, mis meil tänase päevani on olnud valdavalt olemas. See on õige. Siin tuleb ka üks aspekt, praegu arutatakse üle maailma eutanaasia üle. Et kas on inimesel õigus oma elu ise lõpetada arstide abiga? Noh, passiivset eutanaasiat on ju praktiseeritud kogu aeg. Tähendab, jäetakse ravi lihtsalt pooleli. No, kui on juba aasta otsa, ütleme näiteks ta on kunsthingamise peale, siis lõpetatakse ükskord selle ära, sellepärast et aju on tal juba surnud. Ja teine aspekt on tähendab surmahirm. See on mõttetu. Ja kolmas asi on enesetapmised. Need ei vii kunagi sihile. Tähendab, inimene võib keha ära hävitada, aga tema olemus kõik jääb alles. Ja järgmises kehastuses, nagu nüüd ka faktilised materjalid näitavad, on tal rida sümptomeid, mida siis tuleb hakata ravima. Kus see olemus alles on? Kus see talletatakse? Kus see salvestatakse? Tähendab, seda peab mõne targema käest küsima. Mina nimetaks seda 4. mõõde. Tähendab, ta on B-materiaalsel tasemel ja selle kohta ka eesti keeles on päris head kirjandust olemas. Ameerika spetsialistid, üks on Michael Newton, ingeräänekutes kirjutab ja teine on siis psühhiaater Brian Weiss. Temal on vähemalt 2 raamatut eesti keeles olemas ja seal on just nagu protokollid seanssides, kuidas viiakse eelmistesse eludesse ja mis siis selle tagajärgik on. Tuleme nüüd tagasi küsimuse juurde Stalini hinge edasistest rännakutest. Mis võis teda, ebainimlikkuse ja kurjuse kehastust, kes ka Eesti rahvale tohutuid kannatusi põhjustas, oodata ees taassünni puhul? Püüame sellele küsimusele vastata USA's Miamis elava ja töötava psühhiaatri Brian Weissi abiga. Brian Weiss on lõpetanud kiitusega Columbia ülikooli, omandanud meditsiinidoktorikraadi Yale'i ülikooli arstiteaduskonnas ja töötanud Miamis asuva Mount Sinai haigla psühhiaatriaosakonna juhatajana. Käesoleval ajal tegeleb ta erapraksisega, kus üheks põhivaldkonnaks on regressiooniteraapia. See on niisugune toiming, mis viib inimesed tagasi eelmistesse eludesse. Nende mälestusteni jõudmist võimaldab hüpnoos, mis aitab ületada teadvuse ja alateadvuse vahelisi tõkkeid. Alateadvust ei piira loogika, aeg ega ruum. Brian Weiss viib oma patsiente eelmistesse eludesse tervendamise eesmärgil. Viimasel ajal suunab ta neid ka tulevastesse eludesse. Tema patsientide hulgas on olnud ka vähihaigeid ja neid,
kes olid kaotanud igasuguse huvi toidu, seksi, armastuse ja töö vastu. Kui patsiendid meenutasid oma eelmisi elusid, mõjus see nende hingelistele traumadele leevendavalt. Mineviku ja tuleviku eludesse viimise tagajärjel haigused taanduvad ning ärevus, masendus ja hirm nõrgenevad. Stalini hinge järgnevate kehastuste kohta võimaldab teha mõningaid oletusi George'i juhtum. George on olnud Dr. Weissi üks rohkem kui 4000 patsiendist. Mitme regressiooniseansi ajal viidi George taandus hüpnoosi abil tagasi tema eelmistesse eludesse. Dr. Brian Weiss kirjutab George'i eelmistest eludest. Pärast halastamatut tapjana elatud elu oli temast saanud kalgi südamega kõrtsmik, seejärel Prantsuse sõdur, kes tapeti enne, kui tal avanes võimalus hakata täisväärtuslikku elu elama. Kui Dr. Weiss paigutas George'i möödunud elud kronoloogilisse järjekorda, sai ta niisuguse tulemuse. Kiviaja mees, mongoli sõdalane, keskaegne kõrtsmik, halvatud jalgadega orjatar, mõrvatud Jaapani gei ja kodumaa eest surnud prantslane. Raske öelda, missugustes orjalaagrites, piinakambrites või vaeste hurtsikutes vaevleb Stalini taaskehastunud hing täna. Taassünniõpetuse kohaselt ei too inimesi julmalt kohelnud hinge taassünd kaasa üksnes karistusi, vaid ka uusi võimalusi õppida, muutuda paremaks, tõusta arengus kõrgemale tasemele. Kaastundlikkus, empaatia, vägivallatus, kannatlikkus ja vaimsus on elu õppetunnid, mida meil omandada tuleb. Ühe elu jooksul omandab inimene harva rohkem kui ühe õppetunni, kuigi sageli pööratakse tähelepanu ka teistele. Dr. Brian Weiss kirjutab regressiooniteraapia kogemuste põhjal. Ma ei kahtle enam reinkarnatsiooni, hingede taaskehastumise võimalikkuses. Meie hinged elasid enne ja elavad ka pärast. Selles seisnebki meie surematus. Kõige tähtsam osa meist, meie hing, elab igavesti. Mis siiski tõendab, et taandus hüpnoosi ajal räägitu vastab tõele? Leidub vähemalt 2 tähelepanuväärset asjaolu. Esiteks, mõned Brian Weissi tuhandetest patsientidest rääkisid hüpnoosi ajal võõrkeeli, mida nad praeguses elus õppinud ei ole. Teiseks eheduse märgiks on täpsete ajalooliste ja geograafiliste üksikasjade põhjalik teadmine. Kui kaua võib siis niisugune ümberkehastumine kesta? Millal see kõik on alguse saanud ja kui kaua see kõik veel võib toimuda? Tähendab, see ümberkehastumine on elava looduse algusest peale. Ja inimtasemel on õnnestunud taandushüpnoosidega viia inimest kuni keeleoskuseta perioodi tasemeni. Ja Stanislav Grof on viinud inimesi LSD abil ka veel sügavamale minevikku, kuni loomariigi ja mineraalide tasemele. Aga nüüd, kui me räägime, et kuidas see tsükkel käib, selle kohta antiiksed autorid juba sellest probleemist olid teadlikud ja siis oli see tsükkel võrdlemisi pikk. Vanas Kreekas pakuti isegi kuna seal 1000 aastad. Ja minul on Eesti materjal, mis on, ei ole nii tõestusjõuline, kuna ühe uurimise jaoks oleks vaja tervet brigaadi uurijaid ja väga palju kohti läbi käia.
ma näitan seda raamatut meie televaatajatele ka. Näete, niisugune raamat ja kaanel on 2 valget varest. Ja siin tuleb ka niisugune aspekt, tähendab, praegu on suured diskussioonid homoseksuaalse isikute üle. Stevenson on uurinud neid asju, ütleme, 1000 inimeste peal. Tema elutöö kokkuvõttes võtab 2500 last, mida on uuritud. Ja Stevenson on meil siin sellel fotol näha, väga silmapaistev nimekas teadlane. Jah, Ameerika psühhiaatri professor ja tema elutöö kokkuvõtte on võimalik välja tellida Rahvusraamatukogust. Ja selle kokkuvõtte ütleb mida? Kokkuvõtte ütleb niimoodi, et eelmise elu psüühilised ja füüsilised võimed, aga ka patoloogia läheb ühest elust teise. Ja seal on ka niimoodi, et võib vahetada sugu. Ta on selle kohta uurinud üle maailma. Need protsendid kõiguvad kuskil, ütleme, 0, mida ma küll hästi ei usu. No seal on niimoodi, ütleme, islamiusk ei tunnista niisugust asja, et mees võib naisena sündida. Nad kõik seda, kui nad ka mäletavad, siis nad on vait. Ja kuni 50%. Eesti protsent on 13. Muidugi see on 102 juhtumi põhjal, see midagi nii absoluutselt kindel ei ole. Ja sagedamini vahetatakse sugu, tähendab mees naiseks. Ja siis on nüüd homoseksuaalidel on üks versioon, et nendel on säilunud sooteadvus. Et mina olen mees või mina olen naine. Ja kui tema nüüd on sündinud teistmoodi kehas, siis tekib niisugune lahkeli. Konflikt. Ja see on väga ränk ja mõnedki nendest siis üritavad enesetappe ja nii edasi. Nii et niisugune asi. See on ka siis teatud määral loogiline seletus sellele, miks paljud ühiskonnad on hakanud nendesse suhtuma tolerantsemalt, et aktsepteerivad nende vajadusi või eelistusi. Nõukogude ajal muidugi pandi vangi. See nüüd on mõttetu, tähendab inimene, tema psüühikas on teatud ise ära, eks ole, vangi panna nüüd küll ei maksa. Vanas Indias ja Egiptuses, vanas Roomas ja Kreekas, sealsetes kõrgkultuurides kirja pandud taassünniõpetus keelati ristiusu poolt veidi rohkem kui 1500 aastat tagasi. Miks? Ärakeelamise üheks peategelaseks oli Bütsantsi keiser Justianus I. Aastal 533 toimus Konstantinoopolis kirikukogu, kus võeti vastu 15 kirikuvannet. Üks neist on järgmine. Kui keegi kinnitab uskumatut hingede eelnevat eksisteerimist ja usub värdjalikku taaskehastumist, mis sellest tuleneb, siis saagu ta neetud. Taassünniõpetuse keelamise mõte on inimlikult mõistetav. Taassünniõpetus oleks võtnud kirikult ära suure osa tema võimust. Ristiusk ei tunnista taassünniõpetust tänase päevani. Selle ärakeelamisega on umbes nii nagu maavälise mõistuse olemasolu tunnistamisega kõrgete võimukandjate poolt 20. ja 21. sajandil. Religioonide juhid ja riigipead ei taha kaotada oma mõju ja võimu. Samal ajal teame, et ükski president või peaminister, kuningas või kuninganna pole avalikult eitanud maavälise mõistuse kohalolu maakeral. Väidetavalt mõned suurriigid arendavad juba pikemat aega jõulist koostööd maaväliste tsivilisatsioonidega, kuid suur osa akadeemikuid ja professoreid kinnitab endiselt. Midagi niisugust pole olemas. Väheste erandite hulka kuuluvad Briti matemaatik Stephen Hawking, New Yorgi ülikooli professor Michio Kaku ja mõned teised. Georgi kosmoseuudis. Mõiste UFO võeti kasutusele aastal 1948 ühe USA ajakirjaniku poolt. Pärast teist maailmasõda on maakeral registreeritud üle 30 miljoni tõsiselt võetava UFO vaatluse. Üheks kõige kuulsamaks UFO juhtumiks on nii nimetatud Roswelli intsident.
mõne kuu pärast juulis 2017 möödub 70 aastat väidetavast ruumilaeva katastroofist USA's New Mexico osariigis. Ootame põnevusega, kas ja millal salatoimikud avalikustatakse. Informeerime teid esimesel võimalusel avariisse sattunud tulnukate edasisest saatusest. Aegade jooksul on riigipead teinud väga huvitavaid avaldusi seoses UFOdega, tundmatute lendavate objektidega, mida on nähtud maailma väga erinevates piirkondades. Üheks viimase aja väljaütlemiseks on George W. Bushi poolt räägitu, mis jõudis suurema auditooriumi ette hiljuti ja meenutame siinkohal vaid nii palju, et George W. Bush oli USA üle-eelmine president ja mõni aasta tagasi külastas ka Eestit. Palusin täna stuudiosse Igor Volke, kes on George W. Bushi väljaütlemistega sel teemal paremini kursis ja mida siis George tegelikult ütles? No väga lihtsalt, et ta käis oma eelkäijate jälgedes või kingades, et see materjal on avalikkuse ette tulnud just kuulsa Jimmy Kimmeli talk show raames. Millal see talk show toimus? See oli siin kuu-poolteist tagasi, aga Kimmel on nii kaval ja järjekindel mees või on ta siis pandud selleks, sest ta väga huvitavalt on pinninud nii W. Bushi kui Obamat, kui Hillary Clintonit, kui Bill Clintonit ja need materjalid on kõik kättesaadavad ja vaadeldavad. Ja ta küsib ikka sedasama, et vaadake, et kui te jõudsite ovaalsaali, siis loomulikult te jõudsite saladustele kõige lähemal ja siis ma küsin teie käest, kas te vaatasite neid käsi piiblil ja olete tuttavad sellega, mis seal oli. Ja siis W. Bush ütleb niiviisi, et see on sama küsimus, mis mu tütar küsis mu käest. Kimmel küsib, et mis te siis vastasite? Mitte midagi. Et kas te ei tahtnud või ei saanud? Ma ei saanud. Et kõik presidendid, kes on või siis kandidaat Hillarigi, kes on käinud tema shows, ei ole suhtunud ei naeruväärselt ega ignorantselt nendesse teemadesse. Ja pole ka öelnud, et midagi niisugust pole olemas? Ei, absoluutselt mitte, sest niiviisi ei saa öelda. Jätkame riigipeade UFO-suhete tutvustamist 2 nädala pärast. Siis on fookuses Nõukogude Liidu esimene ja viimane president Mihhail Gorbatšov, Jaapani kunagine peaminister Toshiki Kaifu, diktaator Jossif Stalin, USA presidendid Truman, Eisenhower ja Reagan. Huvitav oleks teada, kas USA 40. presidendi Ronald Reagani hing on juba taas kehastunud. Külma sõja võitjana ja kommunistliku maailmasüsteemi lammutajana ajalukku läinud mees lahkus meie hulgast 5. juunil 2004. Teadlased on välja pakkunud, et käesoleval ajal on keskmiseks taassünni intervalliks 12 aastat. Lähtudes sellest umbkaudsest keskmisest on võimalik teha oletus, et Ronald Reagani hing taaskehastus aastal 2016 või toimub see koguni käesoleval 2017. aastal. Lugupeetud televaatajad, kui kedagi teist peaks põhjalikumalt huvitama inimese hingeränd, taassünd ja karma, siis lugege väga huvitavaid raamatuid, mille autoriteks on Ilmar Soomere ja USA's tegutsev parapsühholoog Brian Weiss. Leiate need kindlasti raamatupoodidest või lähimast raamatukogust. Tänan teid vaatamast ja kuulamast ning soovin meeldivaid lugemiselamusi. Kui kõik läheb hästi, siis kohtume juba 2 nädala pärast. Seniks kõike head. Stuart viibis puuris looma juures. Katset korrati ja alati oli tulemus sama.
kass rahunes märgatavalt, kui hingerändur Stuart Blue oma vaimuga puuris viibis. 110 aastat tagasi täheldas Prantsuse arst ja parapsühholoog Hippolyte Baraduc nähtust, millega on hiljem paljud uurijad kokku puutunud. Jutt on valgusilmingutest. Neid käsitletakse ka 1991. aastal ilmunud parapsühholoogia entsüklopeedias. Teoses kirjutatakse, et aastal 1907 lebas Prantsuse arsti Hippolyte Baraduci naine surivoodil. Mees seadis oma naise Nadine pead sisse kaamera ja pildistas teda surmahetkel. Ilmutatud plaatidel nägi Hippolyte naise kehast eralduvaid peeni valgusvihke, mis moodustasid ta keha kohal 3 helendavat kera. 15 minutit hiljem tehtud foto näitas, et 3 valguskera ühinesid ja varjasid lahkunu pea. Niisuguse ebatavalise eksperimendi korraldas siis 20. sajandi algul Prantsuse arst ja parapsühholoog Hippolyte Baraduc. Üheks Baraduci tuntumaks tööks on 1913. aastal Pariisis ilmunud teos Inimese hing. Kas need teadmised, et reinkarnatsioon on võimalik, et on niisugune elude vaheldumine, kas see peaks tegema inimesed õnnelikumaks või see kuidagi mõjub inimestele pärssivalt? Minule tundub, et see peaks nagu lisama optimismi ja elurõõmu. Ma arvan, et annab kindlust. Tähendab, sisulist surma ei ole ja igasugused enesetapumõtted on täiesti mõttetud. Ja peab arvestama ka seda, et mida me mõtleme, ütleme ja teeme, sellest siis kujuneb meie edaspidine karma ja see ei lõppe ära selle surmaga, et teeme palju pahandusi ja mõtleme, sureme ära ja siis kõik nagu jääb õhku rippuma tühjusesse. See tuleb meile endile kõik tagasi, aga natuke hiljem. Kui taassünniõpetus peab paika, siis oleks väga huvitav teada, mis ootas ees näiteks Stalini hinge järgmistes eludes. Jossif Stalin on arvatavasti inimkonna ajaloo üks suuremaid massimõrvareid ülima kurjused. Nii ütles Henry Ford 28. augustil 1928 antud intervjuus. Kui Henry Ford avastas taassünni, siis ta mõistis, et aeg pole enam piiratud, et ta pole enam kellaosutite ori. Henry Ford oli veendunud, et geenius on kogemus. Ta ütles, et mõnedele võib näida, see on anne või talent, kuid see on mitmete elude pika kogemuse vili. Siin on üks foto, see on Albert Rocha, ma ei teaks. Ja ma võtan enda kätte, ma näitan kohe seda fotot. Tema Prantsusmaal juba 1890 hakkas tegema regressioone. Ma olen ise ka neid teinud hüpnoos, 300 hüpnoosi ja 4 on siis niimoodi, kes on eelmisse ellu on õnnestunud viia. Väga huvitav on see muidugi. Võtame kohe härjal sarvist kinni. Loeng, mida ma mainisin, mille esitas Rahvusraamatukogus möödunud aasta oktoobris Islandi ülikooli professor Erlendur Haraldsson, oligi suures osas pühendatud sellele, et rääkida ümbersündidest, eludest, mis on olnud enne meie elusid, konkreetselt ühe isiku suhtes ja mis võivad tulla veel kunagi hiljem. Nii et kas me võime täna kinnitada, et selline oletus, et niisugune asi on võimalik, tegelikult ongi nii, et on võimalik? Jah, see on teaduslikult tõestatud. Selle kohta on tehtud väga palju uuringuid ja kahjuks ei ole nad nüüd väga laialt tuntud. Ja selles ongi põhjus, et osa inimesi siiamaani arvab, et surmaga on kõik läbi ja kui palju on miljonid lehekülgi targutusi sellel teemal kirjutatud. Aga siin on tegemist faktiliste andmetega,
ja need on niivõrd nagu tõestusjõulised, et siin kahtlust ei saa tekkida. Aga see kõik ju tegelikult muudab meie arusaamist sellest, mis on inimene, mis on meie arusaamine maailmast, universumist, meie eksistentsist ja nii edasi, see kapitaalselt muudab seda pilti, mis meil tänase päevani on olnud valdavalt olemas. See on õige. Siin tuleb ka üks aspekt, praegu arutatakse üle maailma eutanaasia üle. Et kas on inimesel õigus oma elu ise lõpetada arstide abiga? Passiivset eutanaasiat on ju praktiseeritud kogu aeg. Tähendab, jäetakse ravi lihtsalt pooleli. Kui on juba aasta otsa, ütleme näiteks ta on kunstihingamise peale, siis lõpetatakse ükskord selle ära, sellepärast et aju on tal juba surnud. Ja peaminister, kuningas või kuninganna pole avalikult eitanud maavälise mõistuse kohalolu maakeral. Väidetavalt mõned suurriigid arendavad juba pikemat aega jõulist koostööd maaväliste tsivilisatsioonidega, kuid suur osa akadeemikuid ja professoreid kinnitab endiselt. Midagi niisugust pole olemas. Väheste erandite hulka kuuluvad Briti matemaatik Stephen Hawking, New Yorgi ülikooli professor Michio Kaku ja mõned teised. Georgi kosmoseuudis. Mõiste UFO võeti kasutusele aastal 1948 ühe USA ajakirjaniku poolt. Pärast teist maailmasõda on maakeral registreeritud üle 30 miljoni tõsiselt võetava UFO vaatluse. Üheks kõige kuulsamaks UFO juhtumiks on nii nimetatud Roswelli intsident. Mõne kuu pärast juulis 2017 möödub 70 aastat väidetavast ruumilaeva katastroofist USA's New Mexico osariigis. Ootame põnevusega, kas ja millal salatoimikud avalikustatakse. Informeerime teid esimesel võimalusel avariisse sattunud tulnukate edasisest saatusest. Aegade jooksul on riigipead teinud väga huvitavaid avaldusi seoses UFO-dega, tundmatute lendavate objektidega, mida on nähtud maailma väga erinevates piirkondades. Üheks viimase aja väljaütlemiseks on George W. Bushi poolt räägitu, mis jõudis suurema auditooriumi ette hiljuti ja meenutame siinkohal vaid nii palju, et George W. Bush oli USA üle-eelmine president ja mõni aasta tagasi külastas ka Eestit. Palusin täna stuudiosse Igor Volke, kes on George W. Bushi väljaütlemistega sel teemal paremini kursis ja mida siis George tegelikult ütles? No väga lihtsalt, et ta käis oma eelkäijate jälgedes või kingades, et see materjal on avalikkuse ette tulnud just kuulsa Jimmy Kimmeli talk show raames. Millal see talk show toimus? See oli siin, ütleme, kuu-poolteist tagasi, aga Kimmel on nii kaval ja järjekindel mees või on ta siis pandud selleks, sest ta väga huvitavalt on... Ei kunagi sihile. Tähendab, inimene võib keha ära hävitada, aga tema olemus kõik jääb alles. Ja järgmises kehastuses, nagu nüüd ka faktilised materjalid näitavad, on tal rida sümptomeid, mida siis tuleb hakata ravima. Kus see olemus alles on? Kus see talletatakse? Kus see salvestatakse? Tähendab, seda peab mõne targema käest küsima. Mina nimetaks seda 4. mõõde. Tähendab, ta on B-materiaalsel tasemel ja selle kohta ka eesti keeles on päris head kirjandust olemas. Ameerika spetsialistid, üks on Michael Newton, Ingeräänekutes kirjutab, ja teine on siis psühhiaater Brian Weiss. Temal on vähemalt 2 raamatut eesti keeles olemas ja seal on just nagu protokollid seanssides, kuidas viiakse eelmistesse eludesse ja mis siis selle tagajärgik on. Tuleme nüüd tagasi küsimuse juurde Stalini hinge edasistest rännakutest. Mis võis teda
ebainimlikkuse ja kurjuse kehastust, kes ka Eesti rahvale tohutuid kannatusi põhjustas, oodata ees taassünni puhul. Püüame sellele küsimusele vastata USA's Miamis elava ja töötava psühhiaatri Brian Weissi abiga. Brian Weiss on lõpetanud kiitusega Columbia ülikooli, omandanud meditsiinidoktorikraadi Yale'i ülikooli arstiteaduskonnas ja töötanud Miamis asuva Mount Sinai haigla psühhiaatriaosakonna juhatajana. Käesoleval ajal tegeleb ta erapraksisega, kus üheks põhivaldkonnaks on regressiooniteraapia. See on niisugune toiming, mis viib inimesed tagasi eelmistesse eludesse. Nende mälestusteni jõudmist võimaldab hüpnoos, mis aitab ületada teadvuse ja alateadvuse vahelisi tõkkeid. Alateadvust ei piira loogika, aeg ega ruum. Brian Weiss viib oma patsiente eelmistesse eludesse tervendamise eesmärgil. Viimasel ajal suunab ta neid ka tulevastesse eludesse. Tema patsientide hulgas on olnud ka vähihaigeid ja neid, kes olid kaotanud igasuguse huvi toidu, seksi, armastuse ja töö vastu. Kui patsiendid meenutasid oma eelmisi elusid, mõjus see nende hingelistele traumadele leevendavalt. Mineviku ja tuleviku eludesse viimise tagajärg. Kehastumine on elava looduse algusest peale. Ja inimtasemel on õnnestunud taandushüpnoosidega viia inimest kuni keeleoskuseta perioodi tasemeni. Ja Stanislav Grof on viinud inimesi LSD abil ka veel sügavamale minevikku, kuni loomariigi ja mineraalide tasemele. Aga nüüd, kui me räägime, et kuidas see tsükkel käib, selle kohta antiiksed autorid juba sellest probleemist olid teadlikud ja siis oli see tsükkel võrdlemisi pikk. Vanas Kreekas pakuti isegi kuna seal 1000 aastad. Ja minul on Eesti materjal, mis on, ei ole nii tõestusjõuline, kuna ühe uurimise jaoks oleks vaja tervet brigaadi uurijaid ja väga palju kohti läbi käia. Ma näitan seda raamatut meie televaatajatele ka. Näete, niisugune raamat ja kaanel on 2 valget varest. Ja siin tuleb ka niisugune aspekt, tähendab, praegu on suured diskussioonid homoseksuaalse isikute üle. Stevenson on uurinud neid asju, 1000 inimeste peal. Tema elutöö kokkuvõttes võtab 2500 last, mida on uuritud. Stevenson on meil siin sellel fotol näha, väga silmapaistev nimekas teadlane. Jah, Ameerika psühhiaatri professor ja tema elutöö kokkuvõtte on võimalik välja tellida Rahvusraamatukogust. Ja selle kokkuvõtte ütleb mida? Kokkuvõtte ütleb niimoodi, et eelmise elu psüühilised ja füüsilised võimed, aga ka patoloogia läheb ühest elust teise. Ja seal on ka niimoodi, et võib vahetada sugu. Ta on selle kohta uurinud üle maailma. Need protsendid kõiguvad kuskil, nulli, mida ma küll hästi ei usu. Seal on niimoodi, islamiusk ei tunnista niisugust asja, et mees võib naisena sündida. Nad kõik seda, kui nad ka mäletavad, siis nad on vait. Ja kuni 50%. Eesti protsent on 13. Muidugi see on 102 juhtumi põhjal, see midagi nii absoluutselt kindel ei ole. Ja sagedamini vahetatakse sugu, tähendab mees naiseks. Ja siis on nüüd homoseksuaalidel on üks versioon, et nendel on säilunud sooteadvus. Et mina olen mees või mina olen naine. Ja kui tema nüüd on sündinud teistmoodi kehas, siis tekib niisugune lahkeli. Konflikt. Ja see on väga ränk ja mõnedki nendest siis üritavad enesetappe ja nii edasi. Nii et niisugune asi.
see on ka siis teatud määral niisugune loogiline seletus sellele, miks paljud ühiskonna ebatavalise eksperimendi korraldas siis 20. sajandi algul Prantsuse arst ja parapsühholoog Hippolyte Paraduc. Üheks Paraduci tuntumaks tööks on 1913. aastal Pariisis ilmunud teos Inimese hing. Kas need teadmised, et reinkarnatsioon on võimalik, et on niisugune elude vaheldumine, kas see peaks tegema inimesed õnnelikumaks või see kuidagi mõjub inimestele pärssivalt? Minule tundub, et see peaks nagu lisama optimismi ja elurõõmu. Ma arvan, et annab kindlust, tähendab sisulist surma ei ole ja igasugused enesetapumõtted on täiesti mõttetud ja peab arvestama ka seda, et mida me mõtleme, ütleme ja teeme, sellest siis kujuneb meie edaspidine karma ja see ei lõppe ära selle surmaga, et teeme palju pahandusi ja mõtleme, sureme ära ja siis kõik nagu jääb õhku rippuma tühjusesse. See tuleb meile endile kõik tagasi, aga natuke hiljem. Kui taassünniõpetus peab paika, siis oleks väga huvitav teada, mis ootas ees näiteks Stalini hinge järgmistes eludes. Jossif Stalin on arvatavasti inimkonna ajaloo üks suuremaid massimõrvareid, ülima kurjuse kehastus. Mis ootas tema hinge ees järgmistes eludes? Enne kui sellele küsimusele vastame, anname sõna maailma kuulsatele suurmeestele, kes on taassünni kohta midagi huvitavat öelnud. Giordano Bruno. Ma olen sügavalt mõelnud. Hing kuulub keha juurde, pole aga keha ise. Ta võib olla ühes või teises kehas, minnes ühest kehast teise. Giordano Bruno usk taassünni õpetusse oli üks nendest pattudest, mille eest katoliku kirik ta tuleridale saatis. Giordano oli oma aja suurim loodusfilosoof ja heliotsentrilise maailmasüsteemi propageerija. Bruno kaitses kontseptsiooni universumi lõpmatusest ja oli taassünniõpetuse veendunud pooldaja. 52-aastane filosoof põletati Pariisis Lillede väljakul 17. veebruaril aastal 1600. Wolfgang Goethe. Niikaua kui te pole teadlikud jätkuvast. Selle kohta ka eesti keeles on päris head kirjandust olemas, Ameerika spetsialistid. Üks on Michael Newton, hingerännakutes kirjutab, ja teine on siis psühhiaater Brian Weiss. Temal on vähemalt 2 raamatut eesti keeles olemas ja seal on just nagu protokollid seanssides, kuidas viiakse eelmistesse eludesse ja mis siis selle tagajärgik on. Tuleme nüüd tagasi küsimuse juurde Stalini hinge edasistest rännakutest. Mis võis teda, ebainimlikkuse ja kurjuse kehastust, kes ka Eesti rahvale tohutuid kannatusi põhjustas, oodata ees taassünni puhul? Püüame sellele küsimusele vastata USA's Miamis elava ja töötava psühhiaatri Brian Weissi abiga. Brian Weiss on lõpetanud kiitusega Columbia ülikooli, omandanud meditsiinidoktorikraadi Yale'i ülikooli arstiteaduskonnas ja töötanud Miamis asuva Mount Sinai haigla psühhiaatriaosakonna juhatajana. Käesoleval ajal tegeleb ta erapraksisega, kus üheks põhivaldkonnaks on regressiooniteraapia. See on niisugune toiming, mis viib inimesed tagasi eelmistesse eludesse. Nende mälestusteni jõudmist võimaldab hüpnoos, mis aitab ületada teadvuse ja alateadvuse vahelisi tõkkeid. Alateadvust ei piira loogika, aeg ega ruum. Brian Weiss viib oma patsiente eelmistesse eludesse tervendamise eesmärgil. Viimasel ajal suunab ta neid ka
tulevastesse eludesse. Tema patsientide hulgas on olnud ka vähihaigeid ja neid, kes olid kaotanud igasuguse huvi toidu, seksi, armastuse ja töö vastu. Kui patsiendid meenutasid oma eelmisi elusid, mõjus see nende hingelistele traumadele leevendavalt. Mineviku ja tuleviku eludesse viimise tagajärjel haigused taanduvad ning ärevus, masendus ja hirm nõrgenevad. Stalini hinge järgnevate kehastuste kohta võimaldab teha mõningaid oletusi George'i juhtum. George on olnud Dr. Weissi üks rohkem kui 4000 patsiendist. Mitme regressiooniseansi ajal viidi George taandus hüpnoosi abil tagasi tema eelmistesse eludesse.